Tere jälle! Mina olen Rasmus Kage Kaitseliidu Toompea malevkonnast. Lähme apteeki. Tervist! Kas teil antiseptikut on? Antiseptikumid on otsas. Jah, riiulilt on täitsa näha, et ongi otsas. Meile räägitakse pidevalt, et peske käsi, desinfitseerige tööpindasid. Aga millega, kui te just nägite, et apteegis on desovahendid otsas? Mulle tundub, et tuleb pöörduda klassikalise kaitseliitlaste leidlikkuse poole, sest kaitseliitlased on ju ka varem pesumasinast arvuti ehitanud. Meie treeneriks on kaitseliitlane, Eesti parim kahjuritõrje ekspert Toomas Trei. Õpingu ajal nahahaiguste kliinikus enamus üliõpilasi avasid uksi jalaga, et mitte jumala pärast seda linki puudutada. Tuled kuskil, sa ei pese, tõmbad käega siin üle silmade, mingi limas kestada, sul ongi see haigus käes. Aga asugem asja kallale. Mina soovitan poest vaadata kodumajapidamisriiulites on tavaliselt olemas pesuvalgendaja, mis alati sisaldab kloori. Tavaliselt kodus kasutavad pesuvalgendid sisaldavad kloori 5%. Sellest vahendist saab teha väga efektiivse desinfektsioonivahendi, lahjendades seda kuni 0,5%-ni ehk 10 korda. Kuidas seda tehakse? Näitan ette. Mul on olemas siin juhuslikult kodust leitud mõõdunõu ja kui mul on vaja siia liitrisse pudelisse saada 0,5% lahus, siis ma lahjendan ära 50 milliliitrit pesuvalgendit. Nii. Kausil on mõõdud peal, lisan vett. Nii et me saame kokku täpselt liiter. Nii. Ja püüame nüüd teha siis lehtri käepärasest vahendist. See on Kaitseliidu ajakiri, mis on kvaliteetselt kriidipaberil tehtud. Kriidipaber ei vetti koheselt läbi. Me saame selle lahuse loodetavasti edukalt siia pudelisse. Nüüd meil on valmis 1 liiter 0,5% kloorilahust ja sellega saab ära töödelda 20 ruutmeetrit pinda. Ukselingid, tualetid, lauad, kas või kanderaamid. Kui meil on tegemist suuremate pindadega, siis kaubandusvõrkudes müüakse tavalisi aiapritse. See on 5-liitrine, need on tüüpilised ja sellega saab siis ära töödelda 100 ruutmeetrit. Siis selliste käepäraste vahenditega saab peale koroonaviiruse ja ka muu haiguse inimese viibimist ruumis desinfitseeritud kõik pinnad. Lisaks pesuvalgendile saab sarnast desinfektsioonlahust valmistada ka basseini klooritablettidest. Tähelepanu, see kraam sobib vaid pindade puhastamiseks, haava peale ei tohi seda panna. Haava peale seda ei tohi panna, sellepärast et ta on ikkagi kõrvetava toimega ja ta on ikkagi mõeldud pisikute hävitamiseks, mitte haava desinfitseerimiseks. Loomulikult on olemas etanooli baasil igasugused preparaadid, sealhulgas on poes olemas meil tavaline kange viruvalge viin, mis on 80% ja öeldakse, et ka 70% etanooli lahusega võib desinfitseerida nii pindu, käsi kui nägu. Tavaline viin 40% etanooli on liiga lahja, sellepärast et miinimum kontsentratsioon peab olema ikkagi 70% etanooli. Otekoloin on liiga lahja, kuna tema alkoholiprotsent selles on alla 70. Hiljuti rääkis mulle üks arst loo, kuidas kunagi tabas ühte Nõukogude väeosa düsenteeria epideemia. Seal olla meditsiini ülem endale uste avamiseks võtnud lausa reamehe, sest kui ta ise oma käega linki puudutas, siis pidi ta 2 järgmist nädalat olema tualetis. Õpetlik ja lihtne lugu. Järgmised kriisihügieeni klipid juba varsti eetris.